Ka minul on suur au olla täna siin Eestis ja rääkida Syngenta seemnete puhtimisest ja tutvustada meie uut tooteperekonda Vibrance. Minu nimi on Brigitte Slaats ja vastutan just Põhja-Euroopa regiooni eest firmas. Kõigepealt tahaksin rääkida teile mullast. Muld on ju taimestiku alus, mis annab meile toitu, kütust, kiude, meditsiinitooteid ja nii edasi. See on nii-öelda elu alus. Mullas on toitained, juured, mikroorganismid, putukad, ussid ja nii edasi ja üheskoos moodustavad nad ökosüsteemi. Aga selles ökosüsteemis on ka omad ohud juurte tervisele. On mullas levivad patogeenid, mis tekitavad juure mädanikku nagu rusaktonioos, fuserioos ja nii edasi, putukad, kahjurid, näiteks traadussid, valged tõugud, maisijuure ussid ja nii edasi, või ümarussid, mis kahjustavad juuri ja muudavad need abiotilisele või biootilisele stressile rohkem vastuvõtlikuks, näiteks põudadele ja muule sellisele. Ja meie leiame, et neid ohte on kõige parem kontrollida just külvamisele hetkel. Nii et teraviljakasvatajal on väga lühike aken, mille jooksul kõike seda kontrollida. Seemnete puhtimine on selline mugav ja tõhus vahend selle saavutamiseks. Ei ole vaja täiendavat pealekandmist, vaid piisab sellest, et puhita seemneid. Syngentas meil on seemnete puhtimise alane pikk ajalugu selja taga, nii nagu kolleeg juba rääkis. Meie portfelli kuuluvad väga erinevad toimeained, mis põhimõtteliselt võivad kontrollida igasuguseid haigusi, patogeene, putukaid ja nii edasi. Mitte kõik need ei ole registreeritud veel 28 Euroopa Liidu liikmesriigis. Osad on kõrvale jäetud, osad tulevad juurde. Meie töötame selle kallal, et töötada välja uusi puhtimislahendusi, mis oleksid sama tõhusad või paremad kui kehtivad nõuded ja standardid, et pakkuda teile täielikku ohutust ja sellele me oleme tõesti pühendunud. Täna tahaksin tutvustada teile Vibrance'it, mis sisaldab toimeainet Sadaxan. Tegemist on äärmiselt uuendusliku tootega. Mis on siis Sadaxani omadused? Kõigepealt tahaksin öelda teile seda, et Syngentas me teeme vahet puhtimiseesmärkide ja viljakaitse vahel. Üks meeskond tegeleb seemnete puhtimisega ja teine meeskond töötab selle kallal, et tegeleda kahjurite ja patogeenidega, mis taimekasvatushooaja hilismas faasis tekivad. Nüüd otsime erinevaid lahendusi. Siidkies püüame välja töötada puhtimisvahendeid selleks, et taimekasvatushooaja alguses võidelda kahjurite ja patogeenide vastu. Ja Vibrance'il on kõik need omadused, mis ühel puhtimisvahendil peavad olema. Siin on need omadused välja toodud, et puhtimisvahend tõesti oleks tõhus. Sadaxan pakub väga tugevat sisemist tõhusust. Minu kolleeg Jaroslav juba mainis seda. Piisab väga väikesest puhtimisvahendi kogusest selleks, et hea kaetus saavutada. Nii et seda on võimalik saavutada tõesti ääretult väikese kogusega, et suur pindala oleks kaetud. Nii et see ühend ei ole mitte ainult sisemiselt tõhus, vaid see tagab tõesti kontrollida põllul toimuvat piisava tõhususega. Vahend on pinnas väga stabiilne. Kui see vahend kiiresti laguneks, siis tema mõju oleks vaid paarinädalane. Seetõttu peab toimeaine jääma stabiilseks teatud ajaks, vähemalt 8 nädalaks, selleks, et seemnele anda piisav kaitse. Nii et meie teadusuuringutes me püüame saavutada tasakaalu hea pinna stabiilsuse vahel ja selle vahel, et ta jääks liiga kauaks mulda. Meie eesmärgiks on saavutada selline puhtimisvahend, mis jääks ümber seemne ja tekitaks sellise kaitsekihi, et kaitsta teda
ümarusside patogeenide vastu. See ei tohi olla liiga vees lahustuv, et ta ei leostuks pinnavette ja see ei tohiks olla ka liiga süsteemne, et ta ei jõuaks taime. Nii et tuleb leida hea tasakaal selleks, et hea kaitse saavutada ja et see kaitse oleks nii pikaajaline kui vähegi võimalik. Viljaohutus. Tuleb tagada selle, et puhtimisvahend oleks keskkonnale ohutu ja seetõttu me hindame selle ohutust kohe teadusuuringute algfaasis. Ja kui tuleb välja mingi toimeaine ei ole keskkonna mõttes ohutu, siis see jäetakse kohe algusest peale kõrvale ja püüame optimiseerida siis keemiat selleks, et saavutada ohutus, stabiilsus, seemne kaitse, püsivus. Lõpuks on meil vaja ka soodsat mõju keskkonna ja inimeste ohutusele. See, mille kallal me täna töötame, jõuab turule 10 aasta pärast. Regulatiivsed nõuded järjest karmistuvad ja seetõttu me peame tänased standardid seadma kõrgemale, kui täna kehtivad seadusandlikud nõuded oma teadusuuringutes ja see on see, mida Vibrance pakub. Uute molekulide turule toomine on ääretult kallis ja pikaajaline, võib-olla 260 miljonit maksma ühe väikse molekuli väljatöötamine. Ja me ei ole muidugi huvitatud sellest, et see molekul jääks piisavalt kauaks turule, kuna selle taga on tohutu investeering, keemia, toksikoloogia, välikatsed ja nii edasi. Nii et läheb tohutult aega ja ressurssi, et leida see üks molekul, mis turul tõesti pakuks põllumajandustootjatele hea tõhusa toote, mis tagab ka keskkonnaohutuse, tootjate ohutuse. Ja selle peale kulub võib-olla 8–15 aastat, oleneb, kui õnneks teil see töö läheb. Nii et aega läheb raha, aga Syngentas me töötame pidevalt selle kallal, et leida uusi lahendusi. Sedaxan oli esimene molekul, mis töötati välja vaid seemnete puhtamise jaoks ja me jätkame sellel tööl, et leida uusi järjest paremaid puhtamisvahendeid. Nii, nagu te näete, tegemist on väga hästi toimiva tootega. Sedaxanil on väga tugev toime patogoonide vastu. See tagab suurepärase juurte arengu. Tegemist on uudse ühendiga, mis toetab juurte arengut. Kui te näete põllul Vibrance Duo mõju, siis te näeksite, et Vibrance'iga töödeldud toodete juured on palju tugevamad kui konkurentide toodetega töödeldud tooted, nii et see annab kaitse noortele seemikutele, see on parim alus, mida te saate anda oma teraviljale. Ja siis toimeaine. Seal on tugev fungitsiidne mõju ja ta jääb nii-öelda STHI fungitsiidi rühma, kaitstes mitokondreid ja tagades kaitse patogeenide vastu. Tegemist on sellise kiire ja väga tõhusa toimelise toimeainega. Vibrance'i biogeneetilist käitumist on hinnatud erinevad liiki muldades, see ei leostu mulda, see jääb tõesti sinna piirkonda, kus arenevad juured, et ta oleks täpselt seal, et anda teile pikaajaline kaitse munnas levivate patogeenide vastu nagu mikrotohioos ja nii edasi ja sellel see ühend ei leostu. Ja siin on näha see toimeaine väga lai toimespekter, see on tõesti väga lai. Me oleme välja töötanud fungitsiide, millel ei ole kattuvad spektrid Sedaxaniga, nii et see annab väga suurt täiendavat kaitset ja kuna see on suunatud mullas levivatele patogeenidele, siis me ei kaalu STHI fungitsiidset peale kandmist, nii et võib kasutada veel täiendavaid STHI fungitsiide, mis teeb sellest väga ainulaadse toote ja sellel on just eriline toime erinevate patogeenide vastu
nimelt risaktoniosi vastu ja mikrotohjumnivaale vastu. On ta väga hea. Ja siin mõningad tulemused. Vibrance on toode, mis on registreeritud üle kogu maailma erinevate viljade jaoks. Hetkel 28 Euroopa Liidu liikmesriigis me kasutasime selle õli rapsil ja meile tundus, et me peaksime leidma uue toote eelneva järglaseks ja selleks segatakse sedaksaan, et mainitud patogeenide vastu võidelda ja Vibrance'i osa selles nii-öelda uues segus, mida soovitakse parasjagu registreerida, on väga tõhus risaktoniosi vastu näiteks. Ja siin on näide risaktrooni uuringust. Siin oli Vibrance'iga töödeldud seemned, siin on see endine kommertsstandard ja siin on töötlemata kontrollgrupp. Ja nagu te näete, DMM-il ei olnud mingit mõju risaktoniosi vastu, aga Vibrance OSR on tulemused siin näha ja kui juured välja kaevasime, siis nägite, millise tohutu juure jõu Vibrance on andnud. Nii et tõesti suurepärane taime areng selle haiguse rünnaku all. Ja kui vaadata andmeid, mille me oleme esitanud, siin on Poola andmed, jällegi keskmiselt 11 katset, mida välispartnerid on läbi viinud. Vibrance OSR pakub 95% kaitse nende haiguste vastu, haiguste siin toodud esinemissagedamise juures, mis on palju kõrgem tulemus, kui hetkestandardid ette näevad. Nii me soovime selle uue toote Poolas turule tuua ja see pakub suurepärast seemnete puhtamise tulemust. Kui vaadata nüüd toimuvust microtohjumnivaale vastu Odras, siin on jälle sitaxaani fludioksoniili seku laboris andis väga hea tulemuse, Redicos parema tulemuse, mis sisaldas teist toimeainet ja ka välikatsed andsid suurepäraseid tulemusi. Nii et risaktoniosi ja mikrotohjumi vastu võitlemisel on see toimeaine tõesti parim võimalik. Kui vaadata nüüd pilte põldkatsetest, välikatsetest, siin on risaktonioos reaalis. Need katsed viidi läbi Nottinghami ülikoolis Ühendkuningriigis. Sellel põllul oli microtohjumnivaale ja siin fusarioos. Loomulikult on teatud ilmastikutingimused, mis erinevaid mullas levivaid patogeene soodustavad. Risaktoniosi ja mikrotohjumnivaale vastu võitlemise tulemused oli parimad. Katsed viidi läbi 2 järjestikusel taimekasvatushooajal fusarioosi vastu. On näha Vibrance Duo mõju. Ja tõesti see mõju taimede arengule oli märkimisväärne, eriti microtohjumnivaale nakkuse puhul ja samamoodi risaktoniosi puhul, mis näitab, et tooted, mis sisaldavad Vibrance'it, annavad teile sellise märkimisväärse edumaa taimede arengus. Ja nüüd jällegi katsed Ühendkuningriigis, mida külvati septembrist detsembrini, erinevad mullatüübid. Nagu te näete, siis taimede keskmine arv aakri kohta 35 kohas andis keskmiselt 15% arenguhüppe taimede arengu osas Vibrance Duo puhul versus 2 Redico variandiga. Nii et need katsed näitavad, et tooted, mis sisaldavad staksaani, Vibrance tooted, tõesti annavad suure tõuke juurde taimede arengule.
ja tegemist on uudse fungitsiidiga. See annab väga suurepärase seemnete puhtimise tulemuse, biokineetiline käitumus on ideaalne, et võidelda mullas levivate haiguste vastu, lumiseena vastu, nõgede vastu ja muude selliste vastu. Ja sellega tahaksin tänada teid tähelepanu eest ja kui teil on küsimusi, siis palun.